Tervist kõigile meistrikooli õpilastele ja miks mitte ka õpetajatele. Eelmine nädal tegime harjutusi, aga sellel nädalal jätkame, sest sain väga palju teie poolt tagasisidet. Hästi paljud kirjutasid mulle, et neile need harjutused olid abiks ja nagu ma lubasin, täna siis teeme jõuharjutusi. Minul on selle jaoks välja võetud sangpommid, hantlid. Kui sinul neid ei ole, siis ole loominguline ja kasuta kodus olemaid vahendeid. Kellel on kanistrid, pane kanistrid vett täis. Kellel on pudelid, pane pudelid. Ja kellel on, minul on siin olemas topispall, aga sobib ka korvpall, võrkpall, jalgpall. Nii, ja kõigepealt siis alustame kükkidest. Ja kükid, võtame siit pommi. Esimene teeme ennast soojaks ilusti. Loodan, et sa oled ilusti ennast soojaks teinud ja võimlenud. Jalad õlgade laiuselt, varbad jälle väljapoole. Raskus on maas. Näitan külje pealt, et oleks näha, kuidas on selg. Selg on jälle nõgus. Ja tõstan raskus üles ja alla. Ja selg on kogu aeg sirgu ja nõgus. Nii. 10 kordust, 3 seeriat. 3-4 seeriat. Järgmiseks teeme kükke. Kükke saab teha raskusega ka sees või raskus taga. Ehk siis rinnalkükk või turjalkükk. Täna ma näitan mõlemat varianti. Kui sul on raskus, võtad endale raskuse ette ja kükitad. Ja jällegi täis talla peal. Kui sa ei jõua seda raskuse ees hoida, võid ka enda lähedal hoida. Oluline, et sa oleksid täis talla peal ja põlved liiguvad ilusti väljapoole ja täis tall. Kükki ja üles. Seeriate arv on jälle 3-4. Võiks teha kordusi 7-10. Nüüd järgmine, raskus torjal. Ma näitan, kui sul on kodus õde, vend, sõber, sõbranna, siis kasuta neid vahendeid, mis sul kodus on. Ja kohe näitan, võtad endale turja peale ja täis talla peal jällegi. Alla ja üles, täis talla peal. Selg, näitan külje pealt, on nõgus. Kui sa soovid nüüd, et asi oleks raskem, siis teed all väikse pausi, 3 sekundit. Ja jälle püsti, jälle kükk ja püsti. Nii, see oli siis kükid. Nüüd me oleme teinud erinevaid kükke ja nüüd näitan seljaharjutust. Seljaharjutus on lihtne, raskus on ees. Kasutad siis samasugust harkseisu nagu kükil, võib olla natuke laiem. Võtad raskuse alt kinni ja paned ennast kiikuma. Samal ajal selg on kogu aeg nõgus. Selg on nõgus, ei ole tähtis teda siia üles visata. Piisab täiesti õlgade kõrguselt. No, korduste arv jällegi 10 ja seeriaid 3. Kui sa oled ära teinud seljaharjutuse, siis teeme täna õlga. Võid teha, kui sul on raskused, mõlema käega, paned õlgade peale, peopesad on enda poole, surud, pöörad peopesad välja, jah. Lased jälle õla peale, otse üles, otse alla. Sama asja võid teha kordamööda. Näed, jah, teed ühe käega ja teise käega. Kui sa soovid, et oleks erinevad, mina soovitangi kasutada raskuste tõstmisel erinevaid variatsioone, et oleks mitmekülgsus. Istud, istudes surumine, jah. On
on see taburet, on see pink ja samamoodi ühe käega, teise käega. Nii, miks ma näitasin sulle neid pudeleid ja kanistrit? Näed, samamoodi saad teda suruda. Kui sa tahad, et oleks veel raskem, võta sangadega kott, pane sinna pudeleid või kanistrit veega ja samamoodi saad suruda. Nii, nüüd raskused, küljed. Ehk siis näed, kallutan, venitan, jah, jalad on täis talla peal, tunnen, et venitab, jah, sellest piisab. Kui sul on pommid, siis sul on kergem. Teed ühele poole kallutuse, teisele. Raskuste kallutamine. Ja 5 ühele poole, 5 teisele poole. Ja 3-4 seeriat. Nüüd teeme ka natuke biitsepsit. Ja mina soovitan biitsepsit teha nagu kompleksharjutusena kõigepealt. Võtan siis hantlit, teen risti, jah. Teen risti niimoodi kordamööda. 10 korda, siis kohe läheb edasi haamer, kes mu tundides on käinud ja trennis. See teab, mis tähendab haamer. Tõstan raskuse üles, mitte päris üles vastuolga ja ei lase ka päris alla, siis ma kaotan nagu lihases pinge, vaid ma nagu pumpan. Pidurdan all, pidurdan üleval ja ongi haamer. 10 korda ja peale haamrit kohe teen biitsepsit. Seda, mida tavaliselt kõik noored armastavad teha. 10 korda, jah. Tegin ära selle 30 sekundit pausi. Aga peale seda pausi teen sellise plangu. Mitte ei hoia käte peal nagu tavaline, et on nagu peo, ütleme, et mul on käed niimoodi maas, jah. Et toetan nagu küünarnukkidele, vaid toetan käte peale. Ja hoian 30 sekundit. Nii. Nüüd, kui ma olen selle biitsepsi ära teinud, teeme täna ka triitsepsit. Ja triitseps näeb välja siis, kui sul on kodus kanister, siis näed siin selja taha, jah. Vaata, kuidas mul on käed. Liigub raskus alla ja sirutab ainult see osa töötab. Küünarnukk ei liigu kuhugi, on paigal. Ja raskusega näeb see välja nii. Korduste arv 10 ja 3 seeriat. Nagu sa näed, ma ütlesin, et sa saad teha, näed, biitsepsit, rist, haamer, pudelitega. Nii. Ja viimane on kõhuharjutus. Selleks ma võtan endale mati. Kõiki asju saab ka teha oma korteris, kui sul ei ole oma õue. Ja kõhuharjutus. Jalad on üleval, raskus on siin. See võib olla ükskõik mis asi. See võib olla pudel, see võib olla pall. Tähtis on see, et jalad on üleval. Nüüd üle pea, üks kord raskusega, teine kord ilma. Aga jalad on kogu aeg üleval. Nii. Ja 3-4 seeriat. Nagu sa näed, koduste vahenditega on võimalus päris palju ära teha. Kasuta seda aega targalt. Püsi kodus, leia aega endale. Praegu on aeg iseendaga tegelemiseks. Käi jooksmas, loe raamatuid, korista tuba, korista. Aita kodus ema, isa
käi aias, ole loominguline, aga ära unusta viibida värskes õhus, sest üks asi on kindel, mis ei muutu. Kevad ja peale kevadet tuleb suvi. Päike on D-vitamiin, söö tervislikult, söö vitamiine, praegu on vajalik C-vitamiin, D-vitamiin, E ja A ja korralikult ilusti magada ja teha trenni. Järgmise korrani, olge terved!